Artem. Siin on mingi part. Tšau, ma olen Millennial Artem. Ja ma olen Zoomer Chris. Ja meie oleme Millennials. Täna meil järjekordselt üks väga eriline episood, sest me tutvustame üksteisele oma lapsepõlve lemmikarvutimänge. Mina valisin enda lemmikmängu ja Artem valis mis mängu? GTA. Ja mina valisin Minecrafti. Ta võib olla väga elavil. Alustame. Mis on kõige vanem GTA, mida sina mänginud oled? Kus juures ongi minu meelest 1 või 2. Ma olin nagu väga väike, mu sõbral oli nagu, ja siis ma mängisin. Aga see oli nii, et ma ei saanud mitte midagi aru. Igal juhul mina tutvustan sulle siis täna oma lapsepõlve mängu. Kui ma seda esimest korda nägin ja mängisin, ma olin nagu blown away. Mis asja? Nii suur mäng, sa saad siin kõike teha, tulistada autodega sõita ja röövida ja kõike teha. Mängu nimi on siis GTA 1, mis tuli välja 97. aastal. Mis sa arvad, kaua nad seda arendasid? Kui GTA 6 praegu arendatakse 10 aastat, kaua seda arendati? Artem tegelikult mulle ütles sada juba. 2 aastat. Ja 95. hakati arendama ja 97. tuli välja. Oleme mängu ka edasi ja kelle ma võtan? No võtame see Seed Vacant. Ühesõnaga GTA Londonis siis toimub tegevus 69. aastal. Kas 69 tulnud mitte esimene Eesti laulupidu või? 1800 ei olnud juba. 1869, vist küll jah. Võib-olla niimoodi siis. No see on 1969, see on juba autod on olemas ja kõik. Näe, Mini Cooper kohe esimese asjana. Tundub nagu oleks Mini Cooper, on ju? See on Mr. Beani auto. Oh my god. Miks üle auto hüppas? Saad hakkama ju kuule. Oota, ma võran olla kodanik. Kas sul on natuke imelik ka, et siin mängus ei ole vaja kasutada hiirt? Natuke küll, ma olen veits nagu lost. Mis ma lähen siis poodi nüüd, lähen tööle või on see mängus? Sa pead noole järgi pead tegema, siis hakkavad missioonid pihta. Oota, siin on story ka või? Ja, muidugi. Näed, telefoni putka ja sa saad oma selle ülesande siit kätte. Oh my god, autole jäänud. Oota, tõmbas hambaid talle ruttu. Oh my god! Sa said idevalt hambaid praegu ju. Ta on ära see venna ruttuna. Tõmbena, glowne. Kollane auto peabki lõu kandma. Sõida autoga üle lihtsalt, kiiremini. You heard it. Of the crisp twins, right? They want a mod scooter for their old dear. That means you want one, so get the bike in the central Chelsea and we'll see if you're any good. Ma ühesõnaga sõidad noole järgi. Okei. Oota, kas sina... Oh my goodness! Kas sa panid tähele, kas on parempoolne liiklus ka või? On jah, valel suunal on jah? Valel suunal. No meie jaoks. Nii, skuuter. Okei, mis tegema? Parastan selle või? Politsei jääb tagasi mees. Ei ole. Oh my god, 2 politsei lõusta. Ma mõtlesin kõrvu, kus ma olen matsu niimoodi. Rõõm näha, et sul toimib see mäng. Ma mängisin kunagi, oli Nintendo DS-i peal Chinatown ja see on ka tehtud niimoodi, see on nagu pealt vaates, aga high graphics. Appi, ma siuke nostalgia lihtsalt ebareaalne. Oh my god, ma vastus suunas. Appi, see on Inglismaa, kurat, keegi see Londonis elab niimoodi. Juba sõitsid sisse. Oh my god, tappis ära mind, oot, politsei, võtad auto ära. You're nicked. Sa failisid, mees. Politsei ajas alla mind. Mees, sa failisid 99. aasta mängus. Sa mängid kõiki tänapäeva mänge ja sa failisid 99. aasta mängus praegu. Esimese missiooniga. Mina ütlen enda kaitseks. GTA 5 politsei rammi sind tagant niimoodi nagu, see ei ole okei. Tegelikult nagu atmosfäär on ka ülihea, nagu sa nagu saad aru nagu scale'ist, et sa unustad ära võib-olla, see on pealt vaata, saad nagu, et okei, ma olen linnas, nüüd vaatavad me liikuma siia. See on ikka su skuuter. Sa saad edasi jätkata või? Saad poole pealt või? Nüüd sõida noole järgi nüüd. Need on postid siin, tänava postid. Kohe näha, et vend ei ole nii halva graafikaga harjunud. Ma ei mitte midagi aru. Tule välja nüüd vist, sa pead sisse. Kõik või? Nice one. Missioon tehtud. Crisp are well chuffed. They told Harold to look after you and when one of the twins farts, Harold says new cologne, know what I mean? Ma tean siin story ja ma olen nii aus mees. Ja. Listen, for a lad who can do his stuff. See on mina varsti. Mission passed. Mods and swords. Järgmine missioon siis või? Oh my god. Ma olen jumala kindel, kui me selle ära filmime, siis Chris mingi pelab nüüd terve päev teeb selle mängu läbi. Ma tean, et see story on... Tegelikult peaks tegema streami küll, et mängin kõik GTA algusest lõpuni läbi. GTA 6 jaoks. See oleks nii epiline. Kui sa neid lammutad, peksa need katki, seal on relvad. Oot, mees. We're having a flutter on the football. A big flutter and we don't lose flutters. There's a rocket launcher down the center. Rocket launcher? Vaata, ma võtan see rocket launcher. Need vennad, naljakad vennad. Anna peksa kellelegi, vaata, kus pihtuvad. Sa lasid relva, mees, sul on ju relv käes. Mul oleks meeles, täna pean ära võtma relva käest. Ma peame skilplane mõlema jooksjanud, andke mulle auto, kurat. Sina? Auto siia. Ma ei saa, see London on mingi tagurpidi linn ja see on ebaaus. Mitte midagi aru nagu.
Machine Gun või? Me saame veresauna saame korralda. Sai Rocket Launcher. Blow up the Rangers coach, they will arrange alternative transports for the team. The bus is driving. Buss! Ma pean laskma bussi täis. Rangerid õhku või? Kas see on mingi nagu rivaalid mulle, et oi, vastaskool tuleb mängima, lasme bussi õhku. Me võidame automaatselt. Londoni mingi gangsterite värk, noh. London, mates. London. Äge mäng ju. Jep, ma tapsin kellegi ära vist. 25 aastat tagasi, mees. Oota. Kas sa nägid pauku või? Tegin küll, mul on mendid taga, tõotan kuulipilduri välja. Right, the Rangers midfield. Mina pean sõitma ikka või? See on parema pool iste, nii loll. Arma, ma veel kellegi õhku laskma või? Ei, sa vist pead nüüd peale võtma, takso. Ma sain jah. Oi, mendid. Aga nad tulevadki ette, issand kui tark see mäng on nagu. Ma ei saa nüüd pikapidi, kui mul on kuradi mendid taga. Ei, tule. Nii. Oh my god. See oli ment! Ma mõtlesin, et Rangerid juba. See oli kukk! Kurat! Teeme selle missiooni ära, ma pean seda finishima ikka, noh. Mini on seal emmar ikka. Appi, sa saad aru, mul on nii põnev vaadata seda praegu. Reaalselt. Ma olen hakkama striimima, see on kõik millennialid tulevad vaatama. Kuidas see nii huvitav on? See on nagu räigelt huvitav, isegi story nagu, vaata mis toimub, järgmine, mis saama hakkab. Mis loeb, nagu, mis tõestabki seda, et sisu on oluline. Vaata GTA saate ongi nii, et ESA missioonid on nii iconic. Kohe basunn on crazy nagu. Sa tavaliselt GTA siis saab basunni, kui ma ei tea, kuna ei saa ja siis kohe esimene asi, buss õhku. Ei no sa ikka sõita ei oska üldse, noh. No mees, kas sa kunagi pealt vaates sõitnud? Jaa, mees, ma mängisin seda mängu. Ma speedrunnin nüüd. We set up a drug deal with that mod gang. Uus missioon. About a kosher as a sausage synagogue. Go to the club in West Chelsea and meet those tools. Rets mingi inglise släng ka, vaata. USA-s keegi ei räägi niimoodi. No see ongi London. London. Mul on 2 mängu, mis tekitasid minus alati livlikaid. Counter-Strike. Ma alustasin 1.0-ist, kui seal sai autodega sõita. CS-is sai autodega sõita, mees. Oh my god, tal on see vasakul see hamba vahe. Poodul molli tõmbama või? Arvesta seda, et kõik relvad on seal läinud, kui sa ära sured. Juba kõik või? Get your hands off, get off. Nii lihtsalt käiski. The boys you're after are on the roof of the building in Southwest Westminster. They're expecting a delivery of uppers. Mees, siin on hüpekas ju. Võta hoogu. Nii. No davai. No. Ja, mine. No sa ikka hoidse ei oska. No mida? Sa ei oska autoga sõita. Ei saa või? No muidugi. Vaata, mis incline siin on. Mine pekki, iga. Flamethrower või? Mees. Sa pead need ära tapma ju. Ja. Võta flamethrower välja. Mine pekki. Appi, me oleme siuksed sadistid sinuga, aga see on siuke mäng. Jaa. Kõik, kes tegi selle mängu, tema on süüdi, mitte meie. Ma just mängin. Kui see brutaalne see kõik välja näeb. Easy now, grab a bite and go straight to you're going to have to jump the rooftop because there's a filth sniffing about everywhere. Proovi nüüd seda hüpekat, sõida sealt alla. Oota, et see politsei. Mis asja? Miks? Sa maandusid ju. Mida pekki? Siin vist ei saa hüppesse minna, mul on siuke tunne. Go and get the car, we prepare down. See saab mingi ilusa auto varastada, klassik GTA. Ma nii egatsen nagu GTA story't, sellepärast GTA 5 on 10 aastat vana. Mitte korda sa oled seda läbi teinud? Ma olen kusjuures ainult ühe, aga muidu ma igatsen seda, et ongi nagu mängu algus, vaata, sa oled nagu põhimõtteliselt mitte keegi ja siis tuleb mingi crazy missioon, et joo, lähme varastame siit midagi ja siis lõpuks build-upibki sinna, et davai röövime mingi panka, vaata, see nagu see build-up on nii äge GTA. Lõpuks sa oled main gangster, vaata. No nii. See on Jaguar. See on ilus, kui kiire see on siis. Tõmbab, oot. Oh my god, ma ei saa sõita küll. Seal graafikakaart ei jõua järgi. Auto läheb molksi ka ju. Auto juba sureb. See on sinu auto juba? Põriseb ja läheb aeglaselt, ma vaatan jala korra. It's the F and nose ponces. Finish them off. Keegi sai küll hambasse praegu. Nad jooksid mees. Brata, mis asja? Need on need pikslid, vaata. Me ei saagi neid kätte lihtsalt, aga ma võtan auto ja nalan lihtsalt, ma ei viitsina. Ajad alla? Jep, on kopp ees, noh. Sa ei saa pihta talle! Tuli ära. Kümpa. Oi. Leidsin üles selle vana peru. Davai. Spämmand ära kohe lihtsalt. Ei, ta on surnud, mees, ta on surnud.
igaks juhuks päästa vahel jooksu. Kui meil on 3 minti, kuulge, see on ju rekord praegu. MC Hämper. Mindid tulevad, ma keegi nüüd ju. 4 minti mees. Sul on ikka veel, üks vend on veel või äkki nüüd? On jaa. Okei, sõida maad. Kuidas? Jäi ellu või? Jaa, ta jäi ellu. Ta läks sinna kuradi vahesse. Peeruais. Brown bread. Pardon, ma lasin iseenda auto õhku. Noh, mis muljed on siis? Väga põnev oli. See oli väga põnev. Ma saan praegu aru, et see tegelikult vist ongi mingid minimissioonid. Just tuli, et mine võtta uus telefonikõne vastu. Sa põhimõtteliselt teedki neid sellised minimissioone või? Praegu vaadates väga põnev on. Oli küll jah. Väga põnev on. Siiamaani släpib nagu 10-10 kuradi jumala fun nagu. Ülihaige. Ma loodan, mõni millennial vaatab meid ka nagu. Ma arvan, et te tunnete need emotsioonid ära, mida mina praegu tunnen. Aga lähme siis järgmise mängu või? Jaa. Paneme Artjomi proovile Minecraftis. Ma ei ole mitte kunagi Minecrafti mänginud. Mitte kunagi. Ja kõik räägivad sellest, et see oleks nagu mingi maailma parim mäng ja kõik, mis ma olen näinud, on see, et on mingid koleda graafikaga kuubikud ja ma ei saa üldse aru, kuidas see võimalik on, et see on maailma parim mäng. Aga see võib-olla ongi sarnane tegelikult GTA-ga lihtsalt, et see ongi pead vaatad võib-olla kuubiku mäng, aga tegelikult on midagi enamat. Ja just, mis GTA praegu just tõestas, et kui mäng on hea, siis vahet ei ole, milline ta välja näeb. Ja kui teile video meeldis, pange kindlasti praegust like ja kommenteerige. Gamer Boys. Gamer Boys. Ja me teeme veel neid mänguvideoid, aga lähme tagasi videosse. Mis asi see on ja miks see kõik nii halb välja näeb? Võttes halb meil. GTA 1 nägi parem välja. Mis aastal see mäng välja tuli? See mäng tuli välja 2011 äkki. Ühesõnaga, see on mäng, kus sa võid teha ükskõik mida, Artjom. Ükskõik mida? Ükskõik mida. Alusta kõige lihtsamast, et lõhu puud. Ma vist praegu lõhkusin või? Sa teed muru ja said seemneid. Oota, aga mis mul on praegu? Seemned käes. Need rohelised on seemned? Jah, need on seemned. Ma ütleks, et need on mingid kuubikud, aga okei. Mis sa ütlesid, ma pean... Lõhupuud. Lihtsalt lähen lähedale ja hakkan niimoodi... Hoia peal. Minecraftis hoiad peal ja seda läheb nagu vaata krobeliseks ja see läheb katki. Oota, aga puu on õhus ju. Jep, sa peadki edasi lõhkuma. Mis asja? Mis asja? Maailma parim mäng või? Ma lõhkusin keskelt tüve nagu ära ja ma näen läbi ja see puu seisab ikka püsti. Maailma parim mäng, let's go, okei. No lõhume edasi. See ilu veel tuleb, Artjom, see ilu veel tuleb. Okei. See näeb veits välja nagu RuneScape. See ei ole tasuta mäng või? Ei ole, see maksab raha, see on praegu 30. See mäng maksab raha või? Jep. Selle graafika eest maksad, sa teed nalja või? Sorry, ma ilmselt saan praegu reitsid, et mis mõttes, mida sa ajad? Vaadake, ma mõtlen poole tunni pärast vendad, et oh my god, jumala huuk. Aga sinna ma ei ulata või? Sa pead ehitama ennast üles, kui tahad sinna lõppu kätte saada. Ma pean ehitama ennast üles? Jep. Nende puitudega või? Ükskõik millega. Nii, oota, kuidas ma ehitan? Right-clickid. Sa oled nagu liiga lähedal, nii, hops. Sa pead siis, aga nüüd sa ei saa sinna. Sa pead nagu ikka nagu loogiliselt kuidagi mõtlema siin, jah? Jah. Et sa saaksid liikuda. Okei. Ma tunnen, kuidas aju veel ragidab lihtsalt. Oot, see ei ole siis nii lihtne või? Näed, hüpates saab mingid asjad teha. See on nii huvitav, kuidas Artjom seda lahendas tookord praegu, sest see on nii out of the box. Nii, kohe on see kogu puu olemas. Ja respekt on see, kui sa lõhud puu täiesti ära, siis muidu lehed jäävad õhku, nii et siis sa pead lõhkuma kogu tüve ära. Ja siis lehed kaod ära? Jaa. Kuidas selle kätte saad, Artjom? See on hea küsimus, aga ma arvan, et ühe trepi astme võrra äkki. Mul on põnev praegu. Väike matemaatiline ülesanne minu jaoks. Ma ikka mingi trigonomeetrilise. Nii, sellega lõhun ära. Oota. Nii, tegelikult ühest pidi piisame. Jah. Ja tahad veel fun fact'i teada või? Seda lennata on ju. Jaa, saab küll. Okei, ütle mulle mingi uus ülesanne, mida ma veel teete. Uus ülesanne, tee endale plangud. Plangud? Tee endale plangud. Mis mõttes nagu ujumiseks või? Mis plangud? Mis ma teen nende plankudega? Sul on praegu puu tüvi, tee sellest plank. Nagu plank. Jah. Ei, nii, see on plank.
Okei, see on Artjomi plank. Ma ei oska muud moodi. Nüüd mina võtan selle, kuidas ta päris planku. Vajuta E-tähte. E. See on su inventuur. Oh my god, kui kole see välja näeb. Sorry again. Sa pead ise keevitama retsepte. Okei, mul on seemned, mul on dirt ja mul on spruce või? Ja kas nendest peaks saama juba plangu kokku või? Jah, saad teha plangu. Mõtle loogiliselt, kuidas saab? Ma arvan mingi spruce ja dirt äkki kuidagi kokku panna. Ei, pane dirt tagasi, vaata. Juba tegi ära või? Saad, jah. Vaita sinna peale, saad näe, tegi ühest puidust 4 planku. Okei. Ma mõtlesin, et ma pean midagi kindlasti kombineerima, seega ma pakkusin, et dirt ja puit, aga jah. Tee endale planke natuke veel. Nii. Nüüd tee plankudest töölaud. Oota, plankudest töölaud. Sa pead nagu craftima töölaua. Okei. Mida sa arvad nii, mis see on? Vaata, see mingi retsept on, vaata, see on mingi uue asja. Mis asja? Mis ma tegema pean? Ma ei tea, pane maha. Mis asja? Ma saangi ehitada nüüd lauda või? See on nupp. See on lihtsalt nupp praegu või? Praegu on lihtsalt nupp, aga sellel on ka tegevus, sa saab päris pärast seda nuppuga teha. Ma ei saa mitte midagi aru praegu, see kõik on nagu mis asja. Kõik tundub tegelikult kõik tundub nagu mingi megaalgeline mäng ja siis sa saad järsku craftida endale mingeid asju ja mingeid nuppe maha panna, mis teeb igasuguse... Oota, öö tuleb mees, kollid tulevad, mul oleks meelest ära. Siin on kollid. Ruttu mees, kuule nüüd, mine paremale. Lõhu ennast kaeva siia mäe sisse. Kaeva ennast siia mäe sisse, sa mängid lehma kaasa. Hoia peal. Panilise klikib. Otse ära selgelt alla kaeva, see on ohtlik. Lihtsalt kaeva edasi. Kaeva sinna ja muru alla, sa pead kaeva. Hall on kivi, seda ei saa lõhkuda praegust. Kaeva muru vasakule. Nii, pane endal tagant kinni. Võta muru kätte, muru. Muru kätte ja pane siit. Jah, nüüd on safe praegu. Aga teeme sul, uuristame seda urgu suuremaks. Ongi, ma teen endale kodu praegu või? Sest on öösel olla safe'im siin sees, sest maa peale tulevad kollid. Ongi nii või? Aga sa saad nendega võidelda ka kuidagi? Saad jah, oota, olete vaatlik. Võibolla lõhu see ära, aga siis pane sinna vasakule tört, nagu muuda endal see ja pane siia vasakul kinni. Ja, taha-pool, Artjom. Kliki ja okei, nice. Mees, see on pingeline. See on väga pingeline. Mis seda häält tegi praegu? See on vist keegi sul ära üles lõhu. See kukub ülevalt pähe mingi koll. See oli kas lehm või koll, ma ei tea. Crafti endale töölaud. Mida see tähendab? Nii. Eed. Nii. Nii. Sa tegid ennem nuppu. Kuidas sa saad teha töölaua? No nuppudest kokku panna mingi töölaua. Ei. Kui sa vajutad nende plankude peale ja siis vajutad right-klikki nendes slottides, siis sa paned nagu ükshaaval neid. Kombineeri neid kuidagi siin, et saada töölaud. Ehk siis töölaud. See on nupp. Mis see on? See on juba plaat. Nii. Aga kadus ära. Okei, see on mingi kasti. See on töölaud. See ongi töölaud või? Nii, tõstan selle siia. Ja nüüd pane see siia maailmasse maha kuskile. Siia? Jep. Ja vajuta siia parema klikki. Nüüd sul on suurem ehitamine. Sul on nüüd 9 plokiline. Ja siin sa saad kombineerida veel rohkem asju. What? Okei, selline mäng või? Aga kui sa mängisid... Sorry, mul on nii palju küsimusi. Kui sa esimest korda mängisid seda, kuidas sa teadsid seda kõike? Ei teadnudki, Minecrafti ilu oligi see, et sa lihtsalt hakkasid, sa läksid lõhkusid asju ja proovisid neid kuidagi kokku panna. Ongi, ja kõik inimesed lihtsalt leiutasid reaalselt, kuidas midagi teha. Ja siis tegid Wikipedia lehed sellest, et kuidas retseptid töötavad. Nagu ma räägin, see oli 10-aastasena mõtlesin asju välja nagu. Ma ei osanud teha ust enda majale mingi 2 päeva. See on mingi megaloominguline, okei, õpeta mind ust tegema. Enne kui ukse teeme sulle kõigepealt tööriistad. Sul on vaja plankudest teha pulgad. Te ehite seal mingi siuke retsept ja sa saaksid pulgad. See on mingi plaat. See ei ole pulk, see on plaat. Ja sul on vaja pulka. Ainult 2 planku läheb vaja, nii et mõtle, kuidas sa pead neid kombineerima, et saada pulk. Oota, siin kombinatsioonist sõltub ka või? Näed, sain. Nii, võtta need. Me teeme sulle su esimese kirka. Sa peaksid kirka tegema, kuidas sa teeksid? Puidust ainult või? Jah, sest see pole praegu kivi, sa pead tegema puidust. Mis see on? See ei ole kivi või? See on liiv. Õige. Ma pean puidust tegema kivikirka või? Jah, ei, puidukirka. Okei. Nii, no ma arvan, mul läheb ühte stikki vaja kindlasti. Et see on siis handle. Ja paiguta siis kuidagi need. Nii, ja siis
Dirt või? Vaevalt. Äkki siis ikkagi plank? See ei tee midagi. Ma ütlen sulle hindi ära, selle natuke kiiremini. 2 pulka ja 3 planku. 2 pulka ja 3 planku. Need asjad peavad välja nägema umbes siuksed, nagu nad on. Ehk siis niimoodi nagu lihtne, võib-olla natuke lihtsam mõelda. Ma ei saa mitte midagi aru, need asjad, mis sassi. Pulgad pane keskmisesse. Nii. Nii või? Ei, üks alla. Mis see on? Wooden... See on wooden hoe. Sellega saad farmi teha. Okei. Nii, aga nüüd sa vaja kirkat. Üks plank. See on labidas, shovel. Nii. Sul on vaja kirkat, sul on üks retsept vaja leida veel. Sa panema 3 planku. Kuidas sa pole praegu planke pannud veel? Nii, see on X. Pikaks, see või? Okei, nagu jah, see, mis sa mõtlesid, et enam-vähem nagu see välja näeb, on ju? Ja, ma hakkan vaikselt aru saama. Okei. Davai, päris cool. Nii, ja siis võtame selle endale inventorisse. Sul on paremal kivid. Hakka neid selle kirkaga saad lõhkudes käega, vaata sa lõhud nii kaua neid. Stone Age. Oh my god. Nüüd saab teha kivist endale samad toolsid. Brain. Ma räägin, nüüd on see hetk, kui vana on juba läinud. Nüüd on nagu, Artjom, tee seda. Ei oota, ma teen selle ära nagu. I just sold my soul. Nii, okei. Getting an upgrade. No nii. Vasakul oli sul siin ja lõhu. Ja see lõhu see ära. Siin oligi või? Ülemine, et me näeme, kas on... Päev tuleb, sa võid minna õue vist. Ettevaatlikult. Oota, aga teeme ukse või? Siia võiks ukse teha. Okei, siis võta see crafting table. Nüüd tee uks. Sul läheb vaja 6 planku. Okei. Milline näeb uks välja? Vaata seda ust ja mõtle. Milline see välja peaks nägema? Oota. Ops! No näed, see käis küll lihtsasti. Ma võin siia panna. Nii. Ops, ongi olemas. Ongi kõik või? Mul on oma kodumees. Sul on oma kodumees. Mida pekki? See on esimene kodu. Oh my god, oota. Aga kas siia saab mingi diivaneid ja asju ka teha või? Saad kõike teha siia. Päriselt või? Ma saan mingi baari teha endale siia. Kas seda saab PlayStationi peal ka mängida? Jaa, saab küll. Mine pekki, kuule, see on ikka kõva mäng ju. Okei, ma vaikselt hakkan haibist aru saama. See on põhimõtteliselt täielikult loomingu mäng nagu. Okei, mis me veel võiks teha? Nii, järgmisena teeme sulle väikse farmikese. Farmikese? Jah. Ehk siis mine tee endale see kõvlas. Ehk siis me teeme siia endale, siin on muruplats, ma saan aru, et siia võib teha, nii. Nii, kõvlas, oota, ma lähen siis oma töölaua juurde ikkagi, käime korra kodust läbi. Ma teen endal natuke nagu sissepääsu ilusamaks, et oleks aru saada, et see on minu... Kuta, jookse ära! See on koll. See plahvatab. Jookse. Ta teeb pauku. Ja laseb sul kõik katki. Nii et sa pead... Ta laseb mu kodu ka katki või? Jep. See on kõige ohtlikum koll. Mida pekki? Miks mina kõige ohtlikumaid kolle saan, kui ma esimest kord elus mängin? Mis asja? Ta nimi on Creeper, ta hiilibki niimoodi. Oh my god. Oota, kas ta puu otsa ka saab või? Ei saa. Sa võid puu otsa hüpata siia, jah. Artjom! Sinna tuleb mingi part ka ju! Oota, kus ta on? Vaatad seda? Kes see on? Lehm. Ühesõnaga, meil on vaja sul relv teha. Tee endale uus töölaud, sa saad kodust kaugel. Tee uus töölaud. Nii, teeme töölaua siia puu otsa. See vajab 1 pulka ja 2 kivi. Kuidas teeksid mõõga? Ops! No kuule, mul juba jookseb ju. Võta see kätte. Lähme siia mere äärde, et sul farm töötaks, on sul vaja vett. Nüüd tee see hoe. Sul on just tegelikult 1 kivi vaja juurde, sul on ainult 1 kivi, nii et sa ei saagi päris hoe teha. Kivi. Ma saan kodust, saan kivi. Jaa, kodust saad. Oh my god, nii lahe, mul on kodu. Sa saad panna valgust ka, siis pole isegi valgust praegu siin veel. Saan valgust ka panna või? Jep, nüüd saab teha siin endale hoe. Ma võtame siis hoe. Ops. Nii, ja siis hakkame kaevama. Nüüd sa lähed sinna mere äärde ja vajuta right-klikki. See on su põllumaa nüüd. Okei, aga kui suurt põllumaad vaja on? Nii palju kui tahad, ise kui palju sa tahad vilja kastada nagu. Okei. Aga mis see vili annab? Mul on süüa vaja või? Jep, sul on see paremale hanger tegelikult. Aga kui ma nüüd 2 korda tegin, läks tumedamaks? Jaa, see tumedaks tähendab seda, et ta on nüüd vesi on peale läinud, et ta on nagu niiskeks läinud. See on hea, jah? Et siis saad sinna peale saab vilja panna nüüd. Nüüd võtame 1 seeme ja pane ta siia kasvama, kus sa soovid. Ops.
Ühesõnaga, aga see kropp on põhimõtteliselt minu toit siis või? Jah, see kasvab sul suureks. Kus ma põllumaan? Ja sellega läheb, ops, vaata hüppasid peale ja vaata, mis juhtus su taga. Rikkusin ära, Ja sa tohi hüpata siia peale, jah. Oh my god. Aga proovime sulle õhtuks valgu saada, taimed kasvavad, saad süüa varsti. Seal on erinevaid seemneid hästi palju. Erinevaid toite saad kombineerida, teha kõike. Kas kala saab püüda? Kala saab püüda, jah. Miks siin kõike teha saab? Mis asja? Nii, okei, mis me järgmisena teeme? See on kana ka, võid kana ära tappa. Mõõgaga teed rohkem damage'it. Lehma saan ka ära tappa või? Saad ka, jah. Kas lehmad saab piima ka või? Jaa. Tegelikult? Oleks on ämbrit vaja. Nii, ma siin pean ära sööma selle. Ei, see on toores, seda pead ära küpsetama. Lähme ruttu koju tegelikult, öö tuleb sellest ei jõua. Aga palju meil elusid üldse on? Seal all. Okei. Elud tuleb tagasi, kui sa sööd ka, nii et... Toi. See on nagu GTA-s. Ma olen uutes. Ma pean ruttu ära püüdma ennast. Ma ei julge. Nii. Ja nüüd võta see töölaud, kasuta 8 kivi, et teha ahi. Sul on vaja 8 kivi. Siis 1 kivi on üleliigne. Mis tundub valesti? Kurat, see on päris hea loogikamäng ikka. Ma täitsa saan aru, miks inimesed mängivad seda, see on haige. Nii, pane maha, parem klikk. Ja pane nüüd selle liha ülesse. Näiteks raw chicken. Ja saad puidu panna siis alla. Ja need on sul valgustoas, kui nüüd küpseb. Mis asja? Ülihaige ju. Mida pekki? Vau! Neist näitab sulle vaata, kui kaua see tuli kestab. Panema siia juurde praegust, et sul see tuli kestaks veel. Appi kui äge. Okei. Reaalselt okei, see on äge mäng. See on reaalselt äge mäng. Võta oma liha. Liha. Nii, liha kätte. Nii, ja siis söön. Nii, nüüd võta mõõk kätte, Artjom. Ja teeme su viimase lahingu praegu. Okei, no nii kollid. Seal on vibu ennast, sa pead vasakule paremale minema kõige raskemad. Ja lähedamale. Nii. Ma arvan, tuleb kõik. Jookse kaugemale, et on raske võita praegu, sest on 3 tükki. Võta mõõk kätte. Mis siia kollid. Viiper. Nii, kus seda löö ja siis kõnnid tahapoole. Kõnnid tahapoole. Oh my god. Sul on nõid ära sellega mine. Jookse selles ära, nõid on väga reer. Kuidas sul nõida praegu? Ma ei tea, mul alati joppab nende kollidega. Söö lihhi, sul on elusi vaja. Tõmbaks veel ühe lihhi või? Rohkem ei mahu, sul on kõht täis. Rohkem ei mahu. Nii. Ja üks, võta. Nii, oota, las ta laseb. Tule siia, noh. Tule. Nice. Opa. Vibu nooled, söö ruttu ka, sul on elus vaja. Vasakule paremale. Oh my god. No nii, Artjom. No nii, oh my god, lööb pihta kõik ju. Mis asja, kuule. Ma olen kuradi Minecrafti pro, noh. Kui ilus päikese tõus. Nüüd sa pead tegema õnge, see on natuke raske, aga põhimõtteliselt see peab olema nagu õngeritt, kuhu sa paned, et see oleks nagu õng. Okei. Tegelikult on ju see loogiline. See on nii loogiline. Ja nüüd kala viskad lihtsalt ritva vette, üks kord viska, klikki ühe korra. Nüüd sa pead ootama ja vaatama, kui hakkab räigelt mullitama, läheb vee alla ja siis tõmbad parema klikiga, nii et oota. Ja tuleb. Tõmba. Ongi kala käes või? Oota, ma tahan veel püüda. Nii. Näe? Ei näkke enam või? Tuleb. Tõmba. Oi! Ja siis lähme teeme praeme ära või? Saad ära praeme. Mis asja? Mis asja? Paned selle ahju ja siis läheb. Ja mees, saad aru, see on see tip of the iceberg. See mäng läheb nagu... Appi, okei. See läheb massiivseks. Ma saan aru, miks see nii sõltuvust tekitav on, sest reaalselt nagu sa saadki siin kõike teha. Ja siis ei tee, mis sa tahad. See on isegi teine dimensioon on siin nagu. Sa muutsid mu maailma praegu. Sest ma reaalselt nagu, minul oli eelarvamus, mis kuradi kuubikute mängu kõik mängivad ja miks see nii lahe on ja mis asja nagu. See on nii koleda graafikaga, nagu kes see viitsiks siin oma aega veeta. Ja nüüd ma veetsin mingi 40 minutit ja mul on täiesti
mind blown, see on actually nii äge ja see, kui palju nagu sa pead mõtlema ja loominguliselt lähenema asjadele, see on crazy. See ongi nagu, sellepärast ongi laste lemmikmäng, sest see on nii loomeline mõttemaailm ja siis sa saad fantaasia lihtsalt lendu lasta ja teha mida iganes sa soovid. Ühesõnaga, Artjom, mina arvan, et sa pead hakkama tegema TikToki striime, kuidas sa mängid Minecrafti, ma arvan, kõik huviga vaatajaks, kui te praegu vaatasite nagu, et oh my god, kui äge. Siis Artjom, sa pead hakkama striimima Minecrafti nagu, siis oleks jumal äge vaadata nagu. Oh my god, okei, see oli mega cool. Kuulge aga sõbrad, selline sai meie tänane video ja kui teile meeldis, siis ärge unustage panna like ja subscribe'iga kindlasti ka meie kanalit. Ja vaadake meid ka sotsiaalmeedias, Artjom Savitski, Chris Boys ja Millennials. Jep, näeme järgmises videos. Mine pekki. Mis asja?